No tere kõigile! Hõbekunn siin. Täna siis 26. jaanuar 2026 aasta ja lõunane aeg. Vaataks üle kõigepealt, mis väärismetallid meil teinud on. Kuld siis hetkeseisuga 4300 euri ühe untsi kohta. Ja hõbe 93 eurot. Päris rets. Siin nädalavahetusel, ütleme reede, kui turud kinni läksid, siis Ameerikas oli ühe untsi hind $100. Aga Hiinas oli juba $115 üks unts. Ja nüüd esmaspäeval ja üldse oli selline värk, et kui hõbeda müügiks läks, siis mis te arvate, kuhu see hõbe suundus? Kas $100 eest USA-sse või $115 eest Hiinasse? Muidugi Hiinasse. Et Hiina ei saada oma riigist seda hõbedat ega kulda üldse põhimõtteliselt välja. Või siis ainult mingi riigi erilubadega. Aga sisse ostab kogu aeg. Et Hiina on samuti üks maailma suurimaid väärismetallide omajaid. Nii, hinnad vaatasime üle, mis siis maailmas toimunud on. Greenland ja Trump, tundub, et hetkel nagu pandi pausile see värk. Et muidugi Taani sõdurid olid juba valmis ja saadeti saart kaitsma. Aga Trump kuidagi praegu, ma ei tea, mis seal juhtus täpselt, aga hetkeseisuga rahunes natuke maha see värk, et päris USA Euroopat ründama ei hakanud veel. Küll aga Iraanis läks hulluks see värk. Et ma tean, et YouTube'ile see värk ei meeldi, kui sellistest asjadest rääkida. Aga ma arvan, et me peame ikkagi tõde siin rääkima. Ja kuna meil selline väärismetallide kanal ka on, siis see on üks põhjusest, miks väärismetallid nagu kõrgemale lähevad, kallimaks, ütleme siis niimoodi. Ja mis seal siis toimus, oli selline asi, et inimesed protesteerisid siis valitsuse vastu. Aga valitsus on neil nagu nii, kuidas öelda, lukku kõik pannud põhimõtteliselt, et inimestelt võeti ära internet, mis veel? Aastakümneid on seal see üks valitsus olnud, kes on neid põhimõtteliselt nagu oma rahvast piinanud seal. Inimesi praegu siis lubati 800 inimest üles puua. Aga Trump ütles, et kui seda teed, siis kohe ründame teid. Siis seda vist ei tehtud, aga pandi inimesi põlema elusalt. Mis veel? Hetkeseisuga 20–30 000 inimest on maha lastud tänavate peal. Inimesed, kes tahtsid sellest valitsusest lahti saada, kes läksid protesteerima, 30 000 inimest on lihtsalt tänaval automaatide ja pumpadega maha lastud. Saate aru, oma rahvast, oma riigi rahvast. Need numbrid võivad isegi suuremad olla. Täpselt veel ei tea keegi, sest internet seal lülitati välja ja seal on tohutu kaos. Lisaks siis Iraan täiesti lambi koha pealt nagu kui ikka vaata impeerium hakkab kukkuma, siis proovitakse teha veel igast asju, et veel hullemaks asja ajada. Ja siis Iraagile saatis seal droone ja ballistilisi rakette. Ehk siis ründas Iraaki, Ja siis ähvardas kõiki ümber olevaid riike, kus on USA baasid ja värgid, et raketid lähevad varsti teele, kui USA midagi üritab. Ja siis kõikides Ameerika baasides seal ümber ringi on valmisolek ründamiseks koheselt olemas. Kõik on juba valmis. Suured laevad on seal ümbruses juba, kus peal on kümnetes ja kokku siis sadades maailma parimates reaktiivlennukites, F-35 ja igasugused sellised. Igast, mis neil olid, ballistiliste rakettide õhutõrjed,
mida Ameerikal on kokku teinud vaid 9, kogu maailmas mingi 2-3 tükki pidi juba seal valmisolekus olema. Ja siis eks täna võib-olla kuuleme uudiseid, kas nädalavahetusel toimus midagi või ei toimunud. Igastahes väärismetallid on väga suure tõusu jälle teinud ja on tõusvas positsioonis hetkeseisuga nagu näha. Et sellised lood. Lisaks siis Türgi siis edastas Iraanile info, et Iisrael on jälle ründamas teda. Et USA nagu oma nime alt hetkel ei ründagi, et arvatavasti siis Iisrael on tulemas. Ja Iisrael ja USA on partnerid. Iisraelil on USA tehnika, samamoodi F-35 hävitajad ja igast muud asju. Ja Iraanil olid Venemaa õhutõrjed, mis on kõik juba ära hävitatud, millest poolt kasu, mis ei töötanud nagu ikka. Ja ühesõnaga nende hävitajate eelis on see, et nad saavad olla nii kõrgel taevas, et ükski õhutõrje rakett, isegi kui neil on mingi kaitsesüsteemid, ei taba mitte kuidagi neid hävitajaid. Lihtsalt ei ole võimalik. Nad on nii kõrgel ja nii täpselt saavad lasta ja kõike. Et ühesõnaga Iraanil tegelikult nagu nii lootust ei olegi. Vahet ei ole, mis nad proovivad, nad kaotavad nii või naa, kui nad peaksid minema USA-ga sõtta. Et Trump on ka öelnud, et Ukrainas siis sureb umbes kuu aja jooksul siis 30 000 Vene sõdurit umbes, aga seda siis päris sõjas, mis on kestnud üle 4 aasta. Ehk siis see pole nalja, siis on sõda. Aga Iraan siis tappis oma inimesi 2 päevaga umbes 20-30 000 inimest ära. Et see on metsik. Ja nagu ma kunagi vist eelmises videos või kuskil mainisin ka, võib-olla maininud, et igastahes Trump ütles ära, et selline asi tuleb koheselt jätta ja Iraani inimesed siiamaani protestivad ja ootavad, et Trump appi tuleks ja paluvad, kellel vähegi kuskilt on saanud internetti, siis on edastanud kõik info USA-le ja paluvad abi, et Trump tuleks aitaks neil uue mingi printsi või kuninga või presidendi sinna saada, et inimesed tahavad normaalselt elada. Ja ühesõnaga, ega seal ongi olnud selline terroristlik selline riik viimased päris mitukümmend aastat, et kui see üks inimene seal võimul on olnud. Ehk siis vaatame, mis Iisrael siis plaanib seal või USA lähipäevadel. Kindlasti näeme midagi huvitavat. Nii, millest veel räägime? Räägime sellest, et lisaks sellele, et kuld ja hõbe tõuseb, on tõusuteel ka vask. Ja vasega on sellised lood, et vaske on samuti vaja. Jäin kuulama ühte podcasti hiljuti, kus rääkis üks inimene kõikidest nendest maalt välja kaevamistest. Et kui kulukaks need on läinud, see ei ole lihtne maa seest välja saada neid. Uusi kaevandusi on vaja kogu aeg leida ja kõike muud. Aga maailmal on väga vaja hõbedat ja vaske ja sellised asju, et kõik need kuradi datalaborid ja kuradi igasugused, kõik asjad vajavad need metalle, iga elektrijuhe vajab vaske, mis iganes, et ta arvas, et järgmise 10 jooksul võib tekkida nii suur puudujääk, et ei olegi nagu võimalik tehnoloogiat edasi arendada. Lihtsalt jääb seisma või toppama ja väga paljud firmad siis pidid pankrotti minema. Lisaks sellele samuti räägiti, et aga võtke 20 aastat tagasi. Inimesed said väga hästi hakkama. Ei olnud meil ühtegi sellist asja vaja, nagu tänapäeval on. Täitsa tõsi, ei olnudki. Aga samuti see on alati olnud, et kes saab uuele tehnoloogiale näpud taha, see riik siis põhimõtteliselt on teistest peajagu kõrgemal selle tehnoloogiaga ja jääb seda juhtima ja teeb igasuguseid uusi asju, nagu mõtleb meile välja tulevikuks.
et see on väga tähtis ja see, kes seda põhimeheks saab, siis ega temal seal rahad seisma ei jää, tema ainult teenib juurde. Aga huvitab ja täiega, et mis siis nagu edasi saab meil siin maailmas. Et on näha ju, et hõbe ja kuld tõusevad nii suure kiirusega ja samuti vask on tõusma hakanud. Lisaks kuld on ju alati olnud see nagu sinu vara säilitaja, mida kõik pangad ja üldse rikkad inimesed kokku ostavad, et nende vara säiliks, kui paberraha kaotab väärtust. Aga hõbe on olnud enamjaolt tööstusmetall. Ja tänapäeval ta on nii nõutud, et ta on nii suures puudujäägis lihtsalt. Ja sama hakkab ka vasega tekkima. Lisaks nendele tohututele hõbeda hinnatõusudele, siin on 450 grammi hõbedat 92,5 prooviga. Mõnus ehte proov, saab ehteid teha sellest näiteks. Ühesõnaga, mis nad teile rääkida asja? Vot, näiteks kui sellised suured tõusud on meil tekkimas. Teate, miks on see hea näiteks sellistele kogujatele, kes on näiteks kogunud haruldasi münte või lihtsalt kas või selliseid münte, mis nagu aeg-ajalt nagu tekivad turule, aga siis jälle mõnda aega neid ei ole näha ja siis jälle mõni tuleb ja kes on sellist kraami omale kokku näiteks ostnud. Nendel on ka samas häid uudiseid, sest kui vaadata, võtame viimase 100 aasta skaalat näiteks. Iga kord, kui on hõbe üles läinud, siis on juhtunud selline asi, et inimesed sulatavad asju. Sulatavad münte, sulatavad igast ehteid ja sulatavad ka, mis iganes nõusina. Aga ma just mõtlen siis müntide koha pealt on see alati olnud niimoodi. Et näiteks, ma jätsin siin oma eeltöö tegemata, see on 1926 aasta, ärge seda aastat üldse jälgige, aga oletame, et see münt on mingi haruldase aastanumbriga. Mitte väga haruldane, ütleme see selline keskmise haruldusega. Ja mündipoel on neid näiteks 100 tükki müügis leti peal ja kõik on enam-vähem sama hinnaga. Et ütleme näiteks 80 € tükkene. Nii, mingi tüüp on need mündid siis ära omale ostnud ja hõbeda hind tõuseb 20 € näiteks. Või $20 või $50, ütleme vahet ei ole. Ja inimesed paratamatult sulatavad kokku ja kangid saadavad refineerijale või mis iganes, müüvad maha. Ja niimoodi iga kord, kui sellised suured hinnatõusud on, kaotame me väga palju münte. Et münte lihtsalt sulatatakse ülesse ja tänu sellele muutuvad nad haruldasemaks iga kord, kui sellised suured tõusud meil on. Ehk siis ühel päeval võivad sinu mündid olla päris kõva papi väärt, kui sa oled leidnud sellised mündid omale, mida enam väga ei liigu ja sa oled aastaid neid juba kokku vaikselt ostnud. Ehk siis ka see on väike selline nipp nendele, kui sa oled leidnud omale mingi mündi või mündi, mis sulle väga-väga meeldib. Võib-olla näiteks mingi see kindla aasta ainult, mida näiteks 1926 ja sain neid oledki viimased 10 aastat otsinud ja kogunud. Ja ühel hetkel võib tekkida nii suur puudujääk, et põhimõtteliselt turg on sinu käes ja sina valid hinna sellele mündile. Et ka niimoodi on päris palju raha teenitud. Ja siin rekordhindadega ikka sulatatakse väga-väga kõvasti asju. Ehk siis jääb vähemaks neid haruldusi, mis meil on siin. Ja see asi, mis on võib-olla täiesti tavaline, see on küll siin mingi mõttetu prooviga, ma arvan. Võib-olla 40-50% on siin hõbedat mündis. 1950 aasta Rootsi 2 krooni. Aga samuti, kui neid ikka sadades tuhandetes sulatatakse ülesse, siis ka see sama täiesti mõttetu münt näiteks võib olla ühel päeval
väga haruldane. Sellepärast ma räägin teile, et peate läbi mõtlema ja oma teooriad ja värgid ise kõik paika panema. Et ma ei teagi, ma arvan, et selline väike video jälle siia esmaspäeva ja vaatame. Pange ikka like ja subscribe, tellige kanal ja kommenteerige ja rääkige juttu ja näeme juba järgmises videos. Siin oli Hube Kunn ja tšau!